Ühesõnaga, põhimõtteliselt on niisugune küsimus, et kas sa panid tähele niisugust värsket uudist oli meil meedias, et Prantsusmaal koolides ja veel 100 aastat tagasi ei antud lastele söögi vaheajal mitte piima, vaid neile anti veini ja õlut. 4 klaasi veini ja õlut. Et see hoiaks siis värsket ja kes teab, ma olen mõelnud asja peale, et Prantsusmaa on ka kultuuriga ala, et võimalik, et see veiniõlut siis aitaski. Ja sauna kultuur neil ei ole kõrge, aga veinikultuur on kõrge. Ja vaata, siin on veel olemas ladinakeelne sentence on olemas, in vino veritas. Et ütleb, et veinis on tõde. Muidugi oleks see parem olnud, kui see oleks mitte in vino, vaid vaata, seal on ladina keeles on tarkus, on sapientia, on tarkus ladina keeles. See võib-olla tuleb sõnast, et tarkus ja inimlikkus on seotud, homo sapiens on inimene, sapientia on tarkus, ehk siis inimlikkus ja tarkus on omavahel seotud. Ja võimalik, et see kuidagi on seotud ka veini, õllega ja saunaga. Ühesõnaga läbi laste ikkagi midagi tuleb. Mingid asjad ikkagi, see on järelkasv ja nii edasi. Kusjuures mulle eelmine aasta oli selline juhus, kus täitsa Peipsi ääres käisime ja veetsime seal terve ägeda nädalavahetuse ja siis käisime Nunna kloostris ka ja Pühtitsa kloostris ja seal on veel mingi allikas on, kus kohas saab siis nii-öelda püha vee sees ennast kasta ja siis kõik patud loomulikult pühitakse selle veega maha. Aga miks ma seda teemat nagu tõstatasin on pigem see, et vaata, meil on praegusel hetkel väga tõsine diskussioon ju riigis, et pühamehed on meil riigi julgeolekule ohuks. Ja lausa nii kaugele on ju vahepeal läinud, et paneme lausa kloostri kinni. Et ma ei kujuta nüüd muidugi ette seda, et kui mina eelmine aasta seal Pühtitsa Nunna kloostris käisin, siis ma ei tajunud vähimalgi määral, et kuidagi oleks sellest kloostrist Eesti julgeolekule mingi oht kujunenud. Nii et eks need ongi sellised huvitavad arengud. Mulle tundub siin, et siin on olemas üks väga oluline probleem meie ühiskonnas. Teatavasti meie küsitluste järgi on hinnatud, et Eesti ja eestlane on üks uskumatumaid rahvaid. Usuleiged, jah. Kuna vaata, siin on see häda, et tähendab, tegelikult ei ole kindlasti õige öelda, et meil on usuleiged, sest vaata, me usume küll, aga me usume kummalisi asju. Musta kassi ja mõned kivi ja mõnda puud ja usutakse seda, et ei tohi vasakul aga voodist välja astuda. See kõik on tegelikult üks alus, aga kui me räägime nüüd klassikalisest kristlusest kui sellisest, siis see nähtus on eestlaste jaoks küll rohkem nagu võõras, ta kuidagi ei ole juurdunud sedasi, nagu ta on juurdunud näiteks ütleme, et katoliiklikus maailmas. Vaata, siin ongi jälle omaette teema. Miks mul on etteheiteid luterlusele ja ka see on niisugune pikem teema, et ei taha seda praegu üles kerida, aga ma arvan, et natukene on see, mis on meile seda leigust tekitanud. Ja kuna me oleme nii-öelda usuleiged, nagu sa ütlesid, eks ju, siis usuleigus on nii kaugele, et meie inimesed ei mõista tegelikult usuga seotud asjaolusid. Seda instituuti ei mõisteta ja ei saada aru sellest, mis tähendab ja kuidas üleüldse saaks ja oleks võimalik seda kuidagi viisi piirata. Vaata, meil segatakse nüüd poliitika ja need usudogmad tahetakse kuidagi segamini, mingi see tiiglisse tambitakse kõik ühtseks massiks ja öeldakse, et see on nii, söö seda või ära söö, eks. Ja vaata, praegune julgeoleku olukord ka on ju selline, kus siis tegelikult ju proovitakse kõik ühte patta panna. Ja nii usumehed pannakse ühte patta ja kõik pannakse ühte patta. Aga sa ei saa nagu kõiki ju käsitleda ühetaoliselt. Kõik on erinevad. Ja nii ongi, kui heidetakse ette, kas või meil siin nüüd ju suuresti ju furoori tekitanud see kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus. Mida president välja ei kuulutanud. Kas ta nüüd kuulutab teises etapis välja, mis iganes raske öelda, aga mingil hetkel ta välja ta kuulutab.
tead, seal on niisugune süsteem, et kuna ta on nüüd tagasi põrkunud Riigikokku, siis tähendab seda, et Riigikogul on 2 varianti, emba-kumba, kas ta võtab selle veel kord muutmatu kujul vastu, see on üks variant, ja teine variant on see, et ta muudab ja annab siis presidendile. Ja absoluutselt. Ja vaata, siin ongi see, et siin see on nagu vägikaika veo võimalus presidendi ja Riigikogu vahel, et kui nüüd Riigikogu võtab vastu ta muutmatul kujul, saadab uuesti presidendi, siis presidendil on mis variant? Mitte uuesti mitte välja kuuluta, aga vahetavad nad kuulutavad uuesti välja. Seda on meil olnud see presidendi instituut kohati pehme, et ta küll katsetab korraks, aga kui Riigikogu muutmatul kujul vastu võtab, ta ikka kuulutab välja. Või siis teine variant on see, et Riigikogu teeb mingisuguse taktikalise käigu ja teeb mingi muudatuse selles suunas, mis suhteliselt etteheide on tehtud ja viskab selle siis presidendi laua peale. Võimalik, et ta isegi sisuliselt midagi muuda, vaid teeb seda mingit kerget kreemi paneva selle peale. No ja siis vaatab, mis president teeb. No ega president jälle taas sama asi, et kuulutab või kuuluta. Lõppude lõpuks ikkagi kuulutatakse see välja ja nii edasi. Kuhu see jõuab, seda ei tea veel. Aga mis mõtte asjas on? See on see point. See on omete küsimus, et ei ole ju mõtet tegeleda asjaga, millel mõtet ei ole. No aga meil on ju küsimus, et meil on nagu teatud nagu selline võidujooks, kes saab kõige rohkem nii-öelda ärritada venelast. On ju? Naaberriiki, ütleme nii. See on nagu rahvuslik sport juba. Et ma ei tea, kuhu see nagu jõuab, on ju. Ega mingisuguseid positiivseid tulemeid on raske loota ju. Sellise tegevuse tõttu. Aga see, mis puudutab nüüd kirikute teemat, siis minu jaoks on nagu küsimus selles, et kui kirikud on need, mis Moskva patriarhaadi all on meile julgeoleku ohuks, siis tekib küsimus, millega tegelevad meie julgeolekuasutused. Sisuliselt ju kui kirikutes tegelevad nii-öelda vaimuliku rüü all siis mingisugused võõrriigi spioonid, siis saab need ju suhteliselt lihtsalt ka ju tuvastada. Et siis tulebki tegeleda luureasutustel ja julgeolekuasutustel tuleb teha lihtsalt tööd. Ega vaata, kas siin ei ole... Aga lihtsam on kinni panna. Ei, aga vaata, siin ongi, kas see ei ole midagi taktikaliselt vale lähenemine. Sest vaata, kui kavar on, oletame. Võtame nüüd niimoodi, et musta manti all ongi spionid. Mina kusjuures käisin, ma nägin, et ühel kiriku mehel, ei, mitte ei olnud spioon, aga oli väga korrektne ja selline üks uuemaid iPhone'i mudeleid telefoni. Ei mõtle, nad saavad... Ja tuli selle musta rüü alt tuli välja ja ma vaatasin, opla. Aga mõtle selle peale, kui see musta rüüga vend tuleb habemes, pikas habemes, nunnade puhul see ei ole võimalik, aga munkade puhul küll, ta tuleb habemes seda mikrofoni peita. Sa vaatad, nad käivad ringi ja ega sa ei võta habemes kinni. See on sammalabe. Aga muidugi, mis ma tahtsin öelda, et vaata taktikaliselt oleks see nagu vale, vaata kasulikum oleks lasta sellel pesal siis olla. Sest vaata, kui lihtne on sul luurata, ja vaata põhimõtteliselt on ikkagi on see, et kui sul on teada vaenlase pesa, siis hoia see enda lähedal, ära likvideeri seda, sa ei saa ju informatsiooni. Selle tegelikult ju või on siis ta on niisugune taktikaliselt asi ei ole midagi, lihtsalt tuleb julgeolekuasutuse mõndadel töötajatel astuda lihtsalt õigeusu kiriku liikmeks ja käiagi nendel nii-öelda teenistustel ja sealt ka informatsiooni saada nii ja kusjuures on, vaata kui huvitav on see, et kui sa võtad... Aga me oleme usuleige rahvas. Ja me oleme usuleige rahvas. Me ei saa seda teha. Jaa, absoluutselt. Aga teine asi on, vaata mis on veel üks nüanss selle asja juures, et põhimõtteliselt, kui me võtame, mis need suuremad kristlikud konfessioonid siin on ju õige usk, siis on olemas luterlus, siis on katoliiklus, siis on veel mingi sekte veel, aga las nad olla. Ja see õige usk jaguneb veel paariks. Aga kui me võtame protsentuaalselt, siis õige usu kogukond on iseenesest Eestis kõige suurem. Ta on oluliselt suurem kui katoliiklus, luterlased. Loomulikult. Ja sellega on jälle, et ma ei julge peast öelda, mis on. Aga jääme põnevuse kootama. Ja iga ju, pole kahtubki selles. Ja sinna lisandub veel meil ju rahvastik, ju demograafia.
on ju hoopis nokaga allapoole suunatud. Ja täiesti allapoole. Seal tulevad täiesti pöörased ja ehmatama panevamad andmed selle kohta, mis meil siis tulevikus meid ees ootab. Aga selle eest oleme me õnnelikud, meil on tulevad maksud peale. Aktsiisid. Igale poole aktsiisid. Mõtles, kas sa tead, aktsiisimaksud on väga huvitav asi, et selle Saksamaa isegi tõstis ju teede maksu 11%. No 11% on ju tegelikult vähe, vaata Ameerika hiinlaste jaoks oli 240%. Aga see mõjutab meid ka tõenäoliselt. Lõpus Lidlis lähevad kaubad käi. See sama hiinlaste värk ka, kui USA paneb 240% tollimaksu hiinlaste kaubale. No, see on ulme ju. See on tõesti ulme, see on okei, et me ei osta Ameerikas, aga no laias laastus see mõjutab ka igas lugusid. Kusjuures, muidugi need maksudega veel siukene asi ka, et vaata maksudel iseenesest on tähendus. Maks oma olemuselt on... Kes seal oota, saunas on? Viska leili! Jüri, kurat, külmakab! Viska leili! Tubli! Et vaata, see lugu, et ma olen mõelnud nende maksude tähenduse peale. Et maksud on loomulikult iseenesest vajalikud, sest ta on ajalooliselt kujunenud asi, sellepärast, et maksu kaudu ju, kui ühiskond arenes, siis maksu kaudu ju valitseja saab endale kulusid. Omal aeg, kui see jaotus oli, et ühed valitsevad, teised teevad tööd, on ju. No nii see kujunes välja. Aga selle keegi peab ju valitsema ka. No, keegi peab valitsema. Kui kõik tööd teevad, kes siis ei valitsema. Valitseja mõte on ju kaitsta ja hoida, tema see eesmärk on. No ja sealt tulevad maksud igasugused. No, aga kõige huvitav asi on aktsiisimaks kui selline. Kui ma nüüd mõtlen praegu, et vaata, et esimesed mais tõusevad sealt diisel ja elekter ja gaas ja kõik see aktsiisid tõusevad, plõmm. Siis selle peale hakkan mõtlema, et mis õigustus sellel on. Vaata, aktsiisimaksu tähendus oma olemus on väga eriline. Ja aktsiisimaks tegelikult, kui ma nüüd ei eksi, see vist 17. sajandi Britannias hakati kehtestama seda ja tema mõte oli teatud sotsiaalset regulatsiooni peale keerata. Et vaata, et miski sõnure, et põhimõtteliselt, et asjad läheksid õigesti, et vaata, et keskkond oleks hoitud ja teatud... Aga meil on ka maksud selle pärast, et asjad õigesti läheks. Kindlasti, jah. No, eelkõige ma tahan lihtsalt öelda, et aktsiisimaksu oma olemuslik tähendus on see, et maksustab kahjulik asju. See on selline mõte. Ja siis ma saan aru küll siin, et ütleb, et näiteks, aga elekter, miks? Ütle mulle näiteks, et mis kuradi kahjulik asi on elekter. Elekter on tegelikult elukondlik vajadus. Ilma elektrita oleks meil ju püha püss majas. Siis kujutad ette, kui meil väga roolinud hästi ja ilma elektrita, noh, kuidas me elaksime siis? Ei tea, aga varsti saame teada. Varsti saame teada. Ma kunagi... Me paneme tuulikud püsti, ära muretse, seal tuleb ikka ropult seda elektrit. Elektrit tuleb ja poole näe. Neid pannakse püsti rohkem kui Eesti tarbimise ja korda 5 veel või rohkemgi, palju neid oli. Neid oli ka igavene ports igavõhes. Aga tuult? Üks asi on tuult, isegi kui tuult tuleb, siis taristu, see nii-öelda see võrk ei ole võimeline seda elektrit ju vastu võtma. See tähendab seda, et nad peavad nii või teisiti, see tuulik peab ju töötama, noh, kui on 5 korda rohkem, siis 20% tootlusega, rohkem polegi. Tegelikult oleks see seada niimoodi, et meil tuleb garanteerida nii-öelda püsituul. Püsituule garanteerimisest tuleb luua põlevkivijaamad töötavad puhurid, hiiglaslikud puhurid. Puhuvad tuult tuulikutele. Ja siis tuulik töötab kogu aeg. Sa saad seda võimsust reguleerida siis, tuule võimsust. Ja tuulik töötab kogu aeg. Rohkem on vähem määral vastavad sellele, kuidas see puhuris peale keerad. Päris hea energia see annab ikka julgeoleku küsimus. Püsi elektrienergia ma arvan, see on päris hea mõte. Aga jah, ega nende tuulikutega on nii, et vaata see võitlus käib ju hirmsalt ju erinevates valdades ja osad on rõõmsad, suurem osa mitte, sest ega lõppkokkuvõttes, mis nad siis panevad püsti, nad panevad ju seal tipu kõrgusega 270 meetrit, ikkagi, vaata eestlased on selles mõttes huvitavad, kui nad teevad, siis nad teevad ikkagi põhjalikult.
ja siis nad ütlevad, et vaadake, et me oleme kuidagi nagu tagurlased, et Põhja-Euroopas igal pool, Soomes, Norras, Rootsis on ja Taanis, et inimesed elavadki tuulikute kõrval, aga nad unustavad ära mainida seda, et kui küsida, aga kui kõrged need tuulikud seal on? Aga seal vaikus. Ei, tegelikult on küll, pildid on ka, kus nad seal elavad. Nad on võib-olla tuulikute sees, me ei tea ju kõik Norras, seal on ju trollid. Aga seal on tuulikud on poole väiksemad või poole madalamad. Võib-olla see nagu mõju on ka poole väiksemad, aga kui me paneme, siis me paneme ikkagi 7 megavatti tuuliki ja 270 meetrit kõrguseks, siis et varjutame teletorni. Siin on võib-olla ka mingid lahendusi, tead mingi innovatsioon. Ma tein põhimõte on ju selles, et ma lugesin ühest mingist vennast, kes mõtles välja kaval innovatsiooni, et kõrghoonet võib ehitada mitte üle taevas, vaid maa alla. Mõtlen selles, et vaata, väljaspoolt vaatad, on mets ja muru ja maa, pole mitte midagi. Ja siis kui lähed kõrghoone sisse, siis lähed maa alla, see on 30 korrust, oli niisugune kooluse kujuline. Ei, kuskil oli mingi karikatuur oli, et tööd vastuvõtja siis läks objekti vastu võtma ja vaatas, et vennad on ehitanud nagu hirmsa kaevu, et nad siis küsis, et mis seal siis nagu all vilgub. Siis vennad ütles, et ma ei tea, siin oli joonis on ees, pane teist pidi see joonis, tegelikult pidid majaka ehitama, see on midagi sarnast. Täpselt nii tõlgi, jah. Et kui kõrged nad siis on, nad ei vastuse võlgu. Räägise, mis seal siis Kose volikogus toimis, sellepärast, et minu teada oli Kose, sa kuulsid selle asjaga, Kose on nagu üks selliseid piirkondi, kus tõmmati pidur korralikult peale. Ja siin on istud paar päeva tagasi toimusid mingid üritused, mingid viimased katsed, toimub viimne lahing Kose ega seal ei ole, selles mõttes Kosel tõenäoliselt ei ole mingit viimset lahingut, see on selline tavapärane protsess, et kus siis algatati eriplaneering ja tegelikult ega tuuleärimehed ju, vaata eriplaneeringul tuleb siis hakata vaatama, kus see sobilik siis see kant on. Inimesi tavaliselt eksitatakse kõik, et ärge muretseda, eriplaneering on selleks, et üleüldse vaadata, kuhu see tuulepark siis tulema peab. Aga tegelikult on ju asi ju lihtne, et tuuleärimehed ei ole mingisugused tuulenuusutajad. Nemad käivad ringi, neil on kõik tuulekaardid, absoluutselt kõik asjad, eeltööd on nii perfektselt kõik tehtud, nad teavad täpselt, kuhu nad need tuulikud saada tahavad. Ja planeerimismenetlus on alati ju see menetlus, seda ei alustata kunagi sellel eesmärgil, et seda planeeringut ei kehtestataks. Vastupidi, sealt leitakse ikkagi planeerimismenetluse eesmärk on, et see planeeritav asi sinna ka tuleks. Muidu ei hakka ju keegi seda ette võtma, aga meil on see retoorik umbes nii, et ärge inimesed muretseda, me praegusel hetkel lihtsalt vaatame neid mõjusid, vaatame, kuhu me üldse paneme, tegelikult see on kõik udutamine. Aga mis puudutab Koset, siis Kosel oli väga lihtne, planeering, me teadsime täpselt ja kõik teadsid, kuhu tahetakse need panna. Mõlemad on tegelikult loodus üldplaneeringuga rohealad, asulad, üks oli asula vahetus läheduses lausa ja sisuliselt oleks see tähendanud Kose valla maksejõuetuks muutumist sisuliselt, et Kose valla nii-öelda suur osa elanikkonnast oleks tõenäoliselt läinud kas kinnisvara pankrotti või oleks ärkolinud sealt vallast. Ja lõppkokkuvõttes oligi, volikogul ei olnud väga palju otsustada, et paraku ta nii on. Et me olenemata sellest, et algatati siis volikogu ka selle eriplaneeringul. Volikogu tegi sellise otsuse ja kindlasti on inimesi, võttis lihased, treenitud lihased välja ja aga mida vastasid nendele Kose inimestele, kes armastavad tuulikuid? Kui teete võib-olla nüüd? Ei, kindlasti on neid ka, kes tuulikuid armastavad. Ma muidugi sellest armastusest aru ei saa, aga ma ei peagi kõigest aru saama. Ma ütlen, et tulevad uued tehnoloogiad, me ei ole ju
sisuliselt veel katsetanud termaalenergiat, on ju, mis siis maa seest energiat võtab, kuigivõrd on need maasoojuspumbad, aga ma mõtlen ikka geotermaal, mis lähevad sügavale, seal mitusada või mitu kilomeetrit sügavad puuraugud. Katsetatakse meil praegu vist või valmistatakse. Tuumaenergia on ju põhimõtteliselt, on ju, see on hästi arenev ja tegelikult on arenevad veel ka teised energiat, mis on sarnase võimsus nagu tuumaenergiat, küll aga nad ei ole radioaktiivsete jäätmetega kuidagi seotud. Nii et see tehnoloogia tegelikult areneb niivõrd kiiresti, aga me taome terve maa täis oma neid poste, mida mis töötavad 20%-lise tootlusega, mis on nagu absurdne. Ja, absoluutselt. Ja oleme õnnelikud. Absoluutselt oleme õnnelikud. Vaat see mõttes kõige rohelisem energia. Sa võtad endale lehmad, lambad endale tuppa ja ongi kõik hästi. Ja, aga siin on üks teine häda. Nad peretavad. Vaata mäletad, Euroopa Liidus on see asi, et see lombad, seal on nüüd kaks asja. Vaata, sa teed akna lahti. Ei, no seda küll, aga ikka, soojab välja, CO2 läheb ka välja ju. No võtad, lehmadel tuleb mingi filter tuleb panna ette. Muidugi see on hea mõte, et tuleb hakata tootma lehma peeretud vastased filtreid. Et kõigil midagi pekki, see filter on ju. Ja siis kui neid peeretab, see on puhas peeretus. Ja muidugi selle peale saaks Euroopa Liidus isegi raha. See on tõeliselt roheline tootmine lehmad peeretud filter. Selleks rohepoliitsed väga õige. Ma arvan, et see on tuleviku äri juba. Ma arvan, et kui me läheme lehmad on nagu algusale, selle äri algus. See on siuke antiroheline tuli. Nüüd arendage. Ja ma arvan, et nende filtritega me jõuame ikkagi päris kaugele. Jüri jälle kütab seda. Ja Jüri, kurat! Viska veili! Meil läheb siin soemaks. Hea, küll on hea. Võt, et... Kule hea saun. Jah, ma panen selle korraks seima. Kule, aga väga hea saun oli, et kuivõrd siis need ikkagi need e-valimised nüüd õiged on või nad ei ole õige või mis nendega üldse on. Ja mida rohkem ma olen e-valimiste peale mõelnud, seda vähem ma suudan neid usaldada, sellepärast, et muidugi tulemuseks on ka see, et ma ei käi e-valimas, ma käin paberi peal valimas päriselt. Ja iseenesest ongi see, et ega ju kui ei oleks, ütleme niimoodi, kui oleks minus kindlus, et tegemist ei ole manipulatsioonidega, siis oleks see üheks tõukeks jätkata sellega. Ja teist tõuket on veel vaja. Teist tõuket on vaja see, et ma olen ikkagi paadunud selle põhiseadusega, kui puutuks põhiseadusega vastu minu sisemise arusaamise kohaselt, siis ma oleksin võib-olla, see oleks ka teine tõuge ja olekski nagu korras. Aga tegelikult e-valimistel ei ole minu arvates on kaks väga olulist puudust. Ongi see, et minu arvates on ta põhiseadusega vastuolus, täiega kohe vastuolus. Ja teiseks on see eriti magus manipuleerimise koht. Ja kahjuks ei ole võimalik seda mitte kuidagi kontrollida, kas ta on manipuleerimiseks või mitte, sellepärast, et kõik e-valimisega seotud tulemused hävitatakse mõne päeva jooksul ja põhimõtteliselt ei ole võimalik kontrollida. Nagu on valimise läbi, prõks läheb asi sisuliselt prügikasti ja otsid uut väljalt. Aga tuulikud võtavad ainult tuulikud ja tuulikud pole ka seaduslikud. Kõige ägedam on selle juures, et kui nüüd võtta sellest lõpust, et mitte alguses, et kohe hävitatakse need ära, mis on ka märgiline, ja kus juures need hävitatakse ära ju kohe nagu füüsiliselt niiviisi, et puuritakse läbi kõva kettad ja kohe nagu teatraalselt, et see on et igal ühel oleks selge, et nüüd on ära hävitatud nüüd rohkem seda informatsiooni ja... Aga jah, ega tegelikult on see, et kahjuks on need e-valimistega niimoodi, et nad tunduvad väga, vaata, demokraatia ongi, see on klassikaline asi. Demokraatia ei pea lihtsalt mitte olema demokraatlik, vaid ta peab ka näima demokraatlik. Ja me võime selle e-valimistega vaadata nii ja naa ja kolmandat pidi, aga ta ei näi küll, ta ei näi mitte kuidagi demokraatlik, ta lihtsalt, ta on mugavusteenus. Et kui sa tahad tunda, et sa oled oma kodaniku koos täitnud, aga sa ei viitsi mitte kuskile minna, valimisjaoskonda näiteks, siis on väga lihtne, et lähed, teed arvutusele ära ja ausalt, et üks tava, mis seal toimub, kelle asi see on, nagu nii ma ei viitsiks minna, eks ju. Et see on mingi sihukene asi. Tegelikult vaata siit tulebki see, et tegelikult teie valimis on demoraliseeriv mõju.
vaieldamatult. Täiesti, ja läbi selle tegelikult ütleme, kodanik kaugeneb oma riigist. Võiks ju nii öelda. Mina arvan seda, et kodanik kaugeneb ka demokraatiast. Ka demokraatiast. Ja ka kodanik mitte ei kaugene, vaid taganeb oma otsustusõigusest. Ei, ta ise arvab, et ta ei tagane. Ma arvan, et ta ikkagi, ta peab sellest aru saama, et kuna tegemist on ikkagi kontrollimatu protsessiga ja tõenäoliselt on võimalik ka manipuleerida, ise asi, kas manipuleeritakse või mitte, siis lõppkokkuvõttes ta läheb teadlikult seda teeb, ma ei viitsigi teistmoodi, ma teen selle ära, mul on tehtud süda ja hing on rahul ja tegelikult ükstaba. Mina arvan seda, et kui me elame, me oleme kõik inimesed ja me elamegi sellises ainelises maailmas ja kõik on oma pattudega. Aga üks on kindel, et kui on võimalik manipuleerida, siis varem või hiljem seda ka tehakse. Ja. Kui alguses ei tehtud, siis hiljem ikkagi tehakse, leitakse, et see on hea võimalus ütleme nii, et jätkuvalt olla võimul, olenemata sellest, kas sa tõstad makse, sa ei tõsta makse, laamendad sa riigis, ei laamenda riigis, ühesõnaga sa teed, mida sa tahad, mis tavalise demokraatia puhul paneb mõtlema, et kas see erakond või poliitiline ühendus tahab lõpetada oma tegevuse, siis Eesti praktika on ju korduvalt näidanud, et ei lõppe see tegevus sugugi, vaid isegi reiting tõuseb. Võetakse ikka julgelt valimisvõit isegi ära. Mina olen mõelnud ikka selle peale, et kui see on nii progressiivne, nii vingi asi, see e-valimine, miks seda ei kasutata? Kusjuures on väga paljud riigid on seda reaalselt proovinud ühe ja teisel tasandil. Aga tegelikkus on nüüd selles, et Riigikogu või siis parlamendi valimisel kasutavad e-valimist kes? Eesti, Venemaa, väga märgiline on jah, Eesti ja Venemaa, siis mitte Argentiina, mingisugune oli seal Ladina-Ameerika. Oli Venezuela. Jah, Venezuela. Ja üks mingi Aafrika riik ka mingit otsa või mingi mustri. Ja on proovitud ja need, kes on proovinud, need on loobunud. Ja nüüd on hetkel on see, et lõpuks on asi nii kaugele jõudnud pärast pikka trampimist ja jauramist, et on jõutud siis nõnda rahvusvahelisele tasandile. Minu meelest alustasid sellega sina omal ajal, kui sa olid veel ministri staatuses ja see oli siis sinu ajal hakkas see rahvusvahelise kontrolli teema. Absoluutselt, ja. Aga palju aastad mööda läinud nüüd sellest ja nüüd on lõpuks seda kuskile sinna jõudnud, et võib-olla jõuabki siis. Võib-olla jõuab. Ega ta tegelikult ei jõua, et kui me ise seda ei tee, et ega siis ei jõua, ega siis vägisi keegi seda kontrollima ju ei tule. Jaa, võta vägisi, aga see on nüüd targa inimese mõtleme, vägisi. Täpselt samamoodi võiks öelda niimoodi, et kuulge, kui väga suur osa inimestest Eestis, mis on vastab tõele, ei usalda seda või kardavad või sellepärast miks siis seda vägisi peale suruda? Kuulge, teeme siis pulli ära, lõpetame selle nalja ära ja läheme paberi peale edasi, sest seda, selle suhtes ei saa olla, et keegi usaldab. Lihtsalt lihtne konkreetne. Ja siis, kui asjad on nii kaugel, et on ta tõesti võimalik täiega kontrollida igast asendist, lähme siis tagasi on ju. Aga praegusel hetkel tundub, et isegi sellest asjast vägisi kinni hoidmine tundub nagu kahtlane. Kas ta on nüüd? Või ole, ei tea, aga see tekitab kahtlane tund. Ma arvan, et tegelikult ta ju on kahtlane. Mis siin ikka saab? Ta on ikka rohkem kui kahtlane. Ma arvan, et ta on ikka päris kahtlane. Kuule, aga... Viimane küsimus mul sulle. No räägi. Minu viimane küsimus on see. Tulemas on Volbröö, 1. mai. No nii. Hakkab pihta. Ja hakkab pihta. Neid legende me oleme kuulnud, kui see Valpurgi mäel seal mingid nõiad tantsu panevad lõkked. Aga ütle, miks sellest on see päev seotud rahvusvaheliste tööliste pühaga? Mis seos selle on? Nõidadel ja töölistel 1. mail.
tead, seda on mul küll raske öelda, et kuidas see nagu omavahel seotud on, aga ega teinekord ei peagi mingid asjad seotud olema ju. Et lihtsalt ongi kaks asja lihtsalt nagu äge on ja paneks sinna veel mingi 3. püha ka veel juurde ja ma arvan, et saaks nagu ägedam veelgi. Ega. Oota, kas me sauna jõuame enne Volverit? Vaatame, kuidas meil nagu sa ütlesid, me ju ei tea. Me ju ei tea, jah. Ja, kas puid on? Kas puid on, saunagi on. Aga see on võib-olla see, et kuidas oli tööliste püha või? Kuidas nad seotud on? Nad on seotud võib-olla läbi automaksu, et vaata, kui sa enam ei suuda autoga sõita, siis lenda luuaga. Midagi sellist. See on küll hea. Et ma arvan, et see ongi kuidagi nagu omavahel seotud. Tead, see on vaieldamatu tõe, et nii ta seotud ongi. Kui sa automaksu maksta ei jõua, lenda luuaga. Valpurgile, Volverile, kuhu iganes. Viimane jalu.